Kirjelda palun selle aasta pressifoto taset, et kuidas sulle tundus? Pressifotot oli palju. Žürii tegi ikka päris mitu tundi tööd, ütleksime, ja me juba alustasime ikka mitu päeva varem selle valikuga, et tase oli, mulle endal, kuna ma ei ole nii hulk aega juba jälle selles žüriis olnud, et tase oli igasugune, ütleksin. Oli väga professionaalseid pilte, oli igapäevaseid pilte ja loomulikult ma leidsin ka selliseid pilte, mida ma ise, kui ma tudengid õpetan, siis ma panen sinna kategoorisse stampfotode tukkamine koidikul ja mina vaatan asju ja mina näitan asju, mina hoian puust kinni ja kõike selliseid asju, aga oli väga leidlik ja oli kunstiliselt väga kõrgel tasemel tööd ja tegelikult väga mitmes kategoorias oli meil ikka täitsa tõsine probleem, sest et me pidime lõpuks jõudma selle 3 nominendini ja tegelikult oleks tahtnud nomineerida mõnes 7 ja mõnes 9 ja tundsime puudust päris mitmest täiendavast kategooriast, et oleks saanud kõik need asjad kuidagi, et kõik oleks saanud selle kas või sooja käepigistuse ja tunnustava sõna. Et me näiteks arutasimegi seda, et kas peaks tegema eraldi seeriate kategooria, sest seeria annab tegelikult fotograafile palju rohkem võimalusi rääkida ühte lugu erinevate nurkade all ja me leidsime, et see ongi tegelikult väga oluline just nüüd, kus me üha rohkem tunnetame seda, et fotograaf on ise loojutustaja, ise ajakirjanik, et ta on üha vähem, antagu mulle andeks see jalgade peal kõndi fotoaparaat, nagu üks halb ajakirjandusfotograaf tavaliselt on, et ta ise leiab loo, ta ise tunnetab ühiskonnas olevaid trende ja ta ise püüab oma lugu jutustada, mitte ta ei püüa illustreerida kellegi teise lugu, et minu meelest see on selle asja juures hästi oluline. Minu meelest on väga põnev neid telgitaguseid näha, millest see materjal on, kuidas see kõik see materjal kokku tuleb. Et see tegelikult oli hästi erinev ja hästi eklektiline ja mulle tegelikult väga meeldis, et oli palju töid, mille puhul oli näha, et tegelikult nagu sisuline pool ja ka see pildiline pool langesid kokku. Ehk siis ma arvan, et pressifoto puhul hoolimata sellest kategooriast on nagu oluline selle mõlema poole koostoime. Et ilusad pilte tänapäeval ei ole väga keeruline teha ja seda olulisemaks muutub see sisu, mis selle pildiga siis tuleb koos. Aga jah, ma pean ütlema, et see tõepoolest see valik on väga kirju, et täiesti seinast seina. Olin üllatunud, et pilte on nii palju ja olin rõõmsalt üllatunud, et nende hulgas on nii palju selliseid, millelt ei saa silmi ära pöörata, sest nad on niivõrd haaravad ja mõned neist esteetiliselt väga nauditavad. Nii et mina sain väga palju ilusaid leida. Well, I have to say that it's a big variety in many levels. Like there are really good and strong images or works, but then also there are like maybe I would say there's a lack of understanding about good photojournalism. So the variety is really huge between like a strong, good photojournalism, but then also there are a lot of images which I would say not on the professional level. For me, as a photographer, and also during not first time on that kind of competition, I have to say it's really good, nice level of images which we've seen on that competition. And yeah, I think Estonian has a really strong position. Too esile mõned märksõnad fotograafidele, mida ei võiks teha või mida just võiks või mis oli positiivne näiteks?
mida ei võiks teha. Ma nimetasin neid stamppilte, et ühtepidi, et mõelge värske rakursi peale, selles ei ole midagi uut, ma kordan seda vist, mida arvatavasti iga žürii iga aasta ütleb, et väga sageli ütleks ma seda, et hea uudisfoto ei sünni pressikonverentsil. Pressikonverentsid on lavastatud üritused, et see on tõepoolest nagu minna jahipüssiga loomaaeda lõvi küttima, et seal peab olema palju leidlikum, seal peab minu meelest võimlema palju rohkem selleks, et saada uudisfoto. Et uudisfoto ei pruugi olla emotsioon, tahaksin ütelda. Kõige rohkem võib-olla oli puudu sellest, et vaadake, kui palju jõudu ja energiat on spordifotos. Et tegelikult uudisfotost peaks vastu vaatama täpselt sama palju jõudu ja energiat. Ja minu meelest meil oli just uudisfoto kategoorias väga mitmete arutelu juures me rääkisime seda, et fotograaf ära vaata asju turvalise kauguse pealt, kuidagi eemal olijana aia tagant, et meil oli selles uudises osalemisest oli nagu puudust, tundus, et see on nagu see koht, et kus nagu tahaks, et fotograafid oma selle sisemise vedru üles leiaksid. Aga kunstilise poole pealt, näiteks tõesti nii fiche ja portreefotode poole pealt ma olin väga positiivselt üllatunud just, et kui mitmekesiselt kasutati erinevaid võtteid. No võib-olla ka, et ma ei ole mitu aastat võib-olla vahele jäänud, et ma ei ole pidanud, et võib-olla mõnele traditsioonilise žüriis olijale tundusid mõnedki võtted võib-olla nagu juba eelmisest aastast tuttavad või üle-eelmisest aastast tuttavad, aga kui kunstiliselt läbimõeldud asju tehakse, et see oli mulle nagu positiivne üllatus, ütleks. Et tegelikult kui vaadata erinevaid galeriisid, mis meile kokku tekkisid, siis oli hea meel näha, et olulistest Eesti elu puudutavate sündmustest oli praktiliselt kõigist oli olemas ülevaade, et mis mulle tegelikult väga meeldis. Kohati natukene tegi mind võib-olla nagu kurvaks see, et mõnede väga oluliste sündmuste ja juhtumite puhul oli seda materjali kuidagi natukene vähe, et see on võib-olla lihtsalt ainult teadmatusest konkureerimise kohta, et lihtsalt, et ma olen näinud nii palju häid pilte mingite sündmuste kohta, et natukene kahju on näha, et need ei ole jõudnud konkursile ja siis sellest on lihtsalt kahju. Et võib-olla ma soovitaksin ka natukene võib-olla pilte natukene rohkem korrigeerida just selle koha pealt, et selline põhiline võib-olla siis fototöötlus ABC, et mõnikord lihtsalt hea sisu jääb selliste väikeste apsakate taha, et mis tegelikult on väga lihtsasti korrigeeritavad. Kas sa oskad võib-olla välja tuua mingid märksõnad või soovitused fotograafidele või mis sind üllatas või kurvastas? Uudiste fotograaf, mina ei tea fotograafiast mitte muhvigi. Kõige enam, mis ma olen saanud, olen reporterina koos fotograafiga objektil käinud, eks. Ja praegu teen ma seda, et ma valin mulle esitatud fotode portsu hulgast sellise, mis mulle meeldib, mis minu arvates oleks hea panna ajalehte suurelt väikselt, mis aitaks lugu jutustada. Aga mulle tundub, et vähemasti uudiste fotograafe, aga võimalik, et kõiki pressifotograafe ühendab see, et nad saavad heaks siis, kui nad ei karda käsi ja jalgu ja pead ja ära määrida. Kui nad ranivad sündmuste sisse ja kui nad ei karda inimesi, loomi, masinaid, kui nad ranivad nina alla ja võtavad, kuigi see on ebamugav teisele inimesele, võõrale inimesele nii lähedal olla. Ei pildista niimoodi pelglikult selja tagant, vaid lähevad nina alla ja teevad laksti välguga. Ja see on teinekord ebamugav, jah, inimlikult on ebamugav ja siis, kui kuskil on vaja uputust pildistada, siis jalad saavad märjaks. Aga sealt tulevad need head pildid. Ja eriti veel siis, kui on natukene aega olnud ette valmistada ja saad mõelda selle peale, et mis mul taustale jääb, kust nad tõenäoliselt tulevad, kus ei ole teisi fotograafi ees, kus ma saan oma kaadri kätte. Ja mis jääb taustale, kas kuskil on mingi kontekst. Enamasti võib-olla kui sa oled uudiste fotograaf, sa pead reageerima väga kiiresti, siis sa võib-olla ei jõua nii põhjalikult ette valmistada.
ja kontekst võib selguda alles hiljem, kui sa pildi nii-öelda ära ilmutad, siis märkad, et siin on ju alltekst veel. Aga Jumal hoiab seda, kes on ette valmistanud. Sellest oli kohe näha, et need pildid olid kõvasti paremad. Ja mis puudutab neid seeriaid, siis söandan soovitada mitte seeriaks panna fotosid, mis lihtsalt samal sündmuskohal sai palju pluksitud, vaid ainult sellisel juhul, kui seal on jutustada lugu. Nii, et teksti ei ole üldse vaja. Võib teha lihtsalt pildiseeria, need pildid peavad kõik enda eest kõnelema, nad räägivad kõik enda eest ära. Neid on lummav vaadata. Kes see viitsib juttu lugeda, kui sulle räägitakse piltides, nagu koomiksis räägitakse piltidega terve lugu ära. Ja selliseid töid oli ja see on tõeliselt vaimustav. Ja tähtsaid inimesi soovitan vähem pildistada, sest tähtsad inimesed üldiselt absoluutselt mitte mingit emotsiooni ei tekita või kui, siis ainult nagu siukest tüdimust või tülgastust. Kui sul on pildil päris ehtne emotsioon, siis sellest ei ole võimalik mööda vaadata. Alati emotsioon. Ja teinekord oli ka siukesi pilte. Emotsioon võib olla ka tegelase puudumisest. Siukene pilt oli täiesti olemas seal, kus nagu väga raske ja valus ja paha oli vaadata pilti sellepärast, et selle peal ei olnud ühtegi elusolendit. What surprised me, because which was actually the problem of the competition, because they have this single photos and then series photos in same category, so they kind of compete each other, which is, in my opinion, is really difficult for us to judge, because in my opinion, you cannot really put the series and series of photos and single photos in the same category. But then from those series, I could tell that the skill of editing of the participants somehow not good enough, because in many series there were like good images, but then there were a lot of series that don't work as a series because of the lack of understanding about the editing, about which pictures have to be in the series, or which pictures should have not be in the series. For example, there were so many repetitions of similar images in one series, which is normally not good at all. Some series work as as a repetition, but then there were many series that didn't work at all. I can say only about myself what I'm doing. So looking through photo books, portfolio or other photographers, but most important is taking as much as you can images and enjoying doing this.